Aga kuna loodus tühja kohta ei salli, siis me oleme Kivisaare asemel stuudiosse palunud 2 kaunist naisterahvast ja siin nad on õed, Kristel Aaslaid ja Tuuli Rand, tere hommikust! Tere! No teiega on alati teada, et nalja saab, ilmselt mingid väga pikki vaikuse momente ei teki ja seda oli kohe esimesest teie sellisest tervitusest kuulda. Ja tead, ma nägin, mikrofonid ei olnud veel sissegi lülitatud ja nad juba olid valmis, eks ju, et saaks aga lärmi teha. Olete te päriselus ka nii lärmakad ja intensiivsed, et kui te kuhugi koos satute, siis ülejäänud inimesed peavad lihtsalt teile ruumi tegema ja ise lahkuma siis territooriumilt? Ma arvan, et kõige õigemini oskab sellele vastata mu elukaaslane Mattias, kes alati põgeneb teise tuppa, kui ma lähen neile külla, nii et... Ja, sest see läheb alati issand jumal, jälle see Tuuli tuleb. Sest teeb kuidagi juttu juba, et kuuleks või ei saaks kuidagi, et see Tuuli enam ei tuleks väga siia meie juurde. Ei, pigem on Tuuli on küsinud, oled sa kindel, et Mattias on minuga okei, läheb alati teise tuppa, kui ma külla tahan, sest niisugune, ei, päriselt on ka okei. Ma siiamaani ei usu seda, nii et... Aga kuidas teil muidu on, kas üksinda, ma mõtlen, kui te üksi olete vahel, et kas, tundub ikkagi loogiline, et te tahate ennast ka vahepeal välja lülitada ja mitte nii-öelda lärmata kogu aeg, vaid vaikuses oma mõtteid mõelda ja üldse mitte midagi taustaks panna, et tuleb teil ikka seda ka, et ei, me ikka teeme ikkagi seda ka päris palju, et eks me olemegi, et kuna me oleme väljas nii lärmakad kogu aeg, et kui me ikka koju lähme, siis me oleme mõlemad nõnda keras seal tegelikult. Täpselt sama nagu Kivisaarest natuke aega tagasi rääkisid, vaata seda melu on elus nii palju, et siis kui sa sinna päris melu sisse satud, siis sa ei tahagi seal olla. Ja viimasel ajal on küll seda päris melu sees käimist jääb aina vähemaks ja kui on, siis see ajaliselt jääb aina lühemaks, et siuke okei, ma lähen nüüd koju. Ja vaata, Keter Jaani laulis selle kohta, et me kõik jääme vanaks. Nii on, Keter teadis. Sellepärast, et õige peegli eest seista. No Kristel, sinu kohta me teame, et sa ju ikkagi näitled usinasti ja lööd seal sarjas kaasa ja siis sa laulad vahepeal ja on sul veel mingid tegevusi lisaks sellele? Et ma ei tea, praegu on kuidagi siuke... Teed trenni midagi, lähed triatlonile kuhugi või ronid kõrgele mäe otsa? Ei olegi triatloni, ei ole öelnud jah selle peale, ma võtan rahulikult, eks vaatab, elu näitab, mis ta mulle järgmisena taldrikule paneb. No küsiks võib-olla nii, et sa ju kindlasti ei käid ja esined, seda me teame, et sa oled seriaalis lööd kaasa, aga sa ju käid ja esined kindlasti kuskil, eks ju? Jah, aga ma mõtlengi, et aga millega sa esined, et kas sa oskad lihtsalt niisama ka nalja teha, kas sa teed ka mingi stand-up koomika värki äkki või sa laulad või sa, ma ei tea, tantsid või mis kava sul on nii-öelda, et kuidas sind nagu tellida saaks? Eeskava on pikk ja et mida soovitakse lihtsalt? Solo show. Ei, tegelikult on, Tuuliga käime esinemas nüüd või tegelikult meil tuleb alles esimene esinemine Õlle Summeril. 5. juulil. Just see esinemine, see on esimene esinemine. Just, head me Eminem ei ole. Keeleharjutus. Aga ei, muidu teen ikka, on soolot, on duot, ma väga palju tantsimisega enam ei tegele, aga kui vaja, löön vilet ka veel. Trummi. Tuuli, sa ei ole veel muusikast kaugemale sõudnud, et sa oled ikkagi põhitöö ja kohaga laulja, et sa ei ole kuskile sarja või seriaali saanud tutvuste kaudu, ei ole siin sisse smuugeldatud? Ei ole veel smuugeldatud jah, aga ei, eks vaatab, mis elu toob, et mul on väga põnev siin elus ka nõnda. Ma läksin kooli vahepeal ja siis ma juba tulin koolist ära ja siis ma tegin tööd ja tead, ma olen siuke katsetaja, et nagu ma vaatan, mis siin on põnev. Näe, siin on ka midagi põnevat, nii et ma olen siuke, et ei ütle millegile kätt ette ei pane, ütleme nõnda. No see Õed on selles mõttes ikkagi üsna uus projekt, et kaua te seda olete teinud? Aasta, vähem, rohkem? Vähem nõnda, et... Vähem ja samas ka rohkem, sellepärast, et me päriselt oleme seda teinud just novembrist hakkasime niimoodi rääkima, et... Nõnda vaikselt, jah. Aga sõbrannid oleme olnud juba üle 10 aasta. Nii et me oleme siin laulnud duette ja tantsinud maailma meistrivõistlustel koos, nii et meil on see sõpruse ja õdede teema on juba pikemaajalisem projekt. No Saaremaalt olete mõlemad pärit, kas te elasite ka kuskil lähestikku või olete täitsa erinevate külade tüdrukud? Ei, me ikka mõlemad olime seal Kuressaare linnas ja ei olnud üldse kaugel üksteisest. Ega seal vist pole üks käsi väga kaugel, et sa jõuad teise linna otsa 15 minutiga, nii et... Seda küll, jah. Ja siis te peaksite üksteist ju päris hästi tundma.
või on veel mingeid asju, mida te üksteise juures nagu ei tea, ei tunne, ei oska aimatagi? Eks me vist tunnetame üksteist juba päris hästi, et meie see silmside on juba, et me suudame silmadega rääkida. Ma arvan, et see on päris äge. Ära lubasin praegu ära ütlesin. No väga hea, me saame seda kohe testida, sellepärast, et meil on stuudiokülalistele väike challenge ja me paneme teid proovile. Ja me laseme teil siis üksteisele öelda teatud sorti lauseid ja teine peab siis aru saama, et mida esimene ütleb, aga seal on väike selline trikk ka juures, et asi oleks lõbusam, siis me anname teile nende lausete ütlemiseks spetsiaalsed abivahendid. Jaa, olete te sellest mängust midagi kuulnud? See on vana hea mäng nimega Räägi välja. Ja siin on, võite siit oma käega võtta, need on steriliseeritud Kristelile üks ja tead, see mäng on tegelikult väga populaarne ka igasugustes Ameerika teleseriaalides ja suured staarid on selle ka endale suhu põsnud, just nimelt Elleni saates on seda ka tehtud ja mis see, sorry kaameramees, ma natuke läksin emotsionaalseks praegu, aga mis see üks asi oli, mis sa just ütlesid, esimene esinemine? Sa võid selle suuvõru pähe panna korra natuke testida, kuidas on, aga siis me juba natukene aitame. Aga tege võib-olla ükshaaval äkki, et kõigepealt arvame. Ja meil on mõned, te oskate neid kasutada. Sa said nii ruttu selle suuvõrudele. Ma olen sellega kokku võtnud. Nii, ja mul on Kristelile ka kohe siin üks kaart ja ole hea, loe see markeriga alla kriipsutatud tekst ette. Vaatan, kuidas Tuuli saab aru. Nonii. Külakooli halli Sarain Reili. Külakooli oli esimene. Halli. Ralli. Palli. Külakooli palli. Sarai. Reili. Suurepärane, külakooli palli Säramain Reili. Väga hea, Kristel, siit tuleb sulle teine lause. Kuna see tuleb nii hästi välja, siis laseme veel. See näeb nii õudne välja lihtsalt. Kuule need. Hangaasta läks tõest otse löögi alla. Kes läks tõest otse löögi alla, mida? Hangaasta. Hambaid pesta. Hangaasta. Hambapasta. Aiganne, ilatsen igale. Läks. Hambapasta läks. Tõest. Tuupist. Otse. Lõi alla. Hambapasta läks otse tuubist luubi alla. Suurepärane. Kristel, väga hea sooritus ja nüüd on Tuuli kord. Ila pritsis igale poole. Ei ole midagi. Meil käib siin koristaja iga päev, küll ta kõik puhtaks teeb, ära sellepärast muretse. Kus ma ei saanud üldse pihta, nii et Tuuli, sa nägid, kuidas Kristel seda tegi. Kas see asi sulle üldse suhu mahub? Oled sa proovinud midagi sellist? Kas sa, Kristel, olid sellega varem kokku puutunud? Jälle nii kiiresti hopsti käib see teile suhu. Me kunagi padjakas tegime seda ja sellepärast see ei olnud mulle üldse võras asi. Nii, oled sa valmis? Näinina. Nöbinina. Naeru käes. Rappis. Vappus. Naeru käes. Tuli ära. Nöbinina vappus naeru käes. See, mida praegu Kristel siis ka teeb. See läks küll väga kiiresti, Tuuli, sul läks väga hästi ja teine kaart on sulle. Teine kaart on viimane. Jaa, teine kaart on viimane. Issand, jah.
Õad õksas üle õue. Õad. Laurat. Õad. Aum, raamat. Õad. Õad. See oli isegi sõna. Õad. Laualt. Õad õksas üle õue. Lõad. Õad. Laualt. On see ikka mingi päris sõna või? See oleks loom. Õad. Raamat. Loo. Ja see loom ei ole Eestis üldjuhul. Loom. Ma ei saa aru. Õad. See on tegelikult loogiline, aga õad. Õad. Tuuli, anna mõni vihje. Küülik. Nagu õad. Õksas üle õue. Lõksas üle lõue. Õue. Õksas, õksas. Mul on tunne, et siit vist punkti ei tule. Mulle tundub, et me päästame piinadest. Bombad vupsas üle õue. Kuidas aru ei saa? Kuidas aru ei saa? Bombad vupsas üle õue. Need täht on kõige raskem olema ausalt. Saaremaal need bombatid ei vupsa üle õue. Nad väga ei vupsa jah, ma ei olnud sellega üldse kursis. Suurepärane, meie stuudiokülalistel oli loodetavasti sama lõbus nagu meil ja ma luban, et raadiokuulajatel saab olema ka lõbus, sellepärast et me filmisime siin kõik selle ülesse ja seda näeb juba täna portaalis sky.ee, aga ööd astuvad ülesse siis nagu öeldud sai 5. juulil Õllesummeril, jah? Justament. Äkki saate seal ka ühe loo teha nende väikeste suuvõrudega? See läks päris hea. Me läks, ma arvan, et esimesed. Ja lugu võiks kanda pealkirja Bombad vupsas üle õue. Ma arvan, et uus lugu tulebki nüüd õdedel sellest bombat. Aga teie uus lugu kannab pealkirja Rulli, rulli, rulli. Ütleme 3 sõnaga, kuna laulu pealkirjas on ka 3 sõna, et mida seal rullima peab ja keda rullitakse? Maale. Ennast. Jah, ennast. Rõõmsaks. Just. Väga hea, me ütleme aitäh, Kristel Aaslaid, Tuuli Rand ehk Ööd stuudiosse tulemast ja siin on teie uus laul Rulli, rulli, rulli ning nagu öeldud sai, Ööd siis 5. juulil Õllesummeril ja mul on tunne, et nad teevad selle pulli seal nende suuvõrudega ära, et minge neid vaatama. Aitäh stuudiosse tulemast! Aitäh!